Ja, et kuhu edasi, me kindlasti väga hästi teame seda. Õnneks mul tuli meelde see, et enda eelmises elus ma õppisin Tartu Ülikoolis politoloogiat ja üks väheseid asju, mis mul sellest meelde on jäänud, on see, et politoloogide ülesanne on ennustada, kuidas valimistel minema hakkab ja siis pärast usutavalt selgitada, et miks nii ei läinud, nagu nad ennustasid. Et proovin tänast enda ettekannet ka umbes selles rollis teha. Kuhu äritarkvara edasi areneb? Et võib-olla niisuguse ERP-tarkvara arendajana on kummaline on öelda seda, et kõige suuremad muudatused, mis meil äritarkvaras viimastel aastatel on olnud, ei olegi olnud selles äritarkvaras endas, vaid pigem selles, mis seda ümbritseb. Ehk siis, et see element toas on meil ikkagi AI ja kõik sellega seonduv. Aga et aru saada, et kuhu edasi liikuda, siis võib-olla oleks mõistlik kõigepealt alustada sellest, et kust me tuleme ja et mis see äritarkvara kui selline on. Äritarkvara ja ERP, kasutan neid mõisteid sedasi vaheldumisi, on siis tegelikult selline ettevõtte infosüsteemi selgroog, et ta katab ära kõik ettevõtte põhiprotsessid, alustades siis juhtimisest, raamatupidamisest, müügist, kliendihaldusest. Ja kõik need andmed on ühes sellises loogilises süsteemis ja iga ettevõte kasutab ilmselt mingisugusel kujul äritarkvara või ERP-i. Et kui teil on raamatupidamistarkvara, kus on laoarvestus, siis see ongi ERP. Kui teil on 15 erinevat Exceli tabelit ja kliendihalduseks kasutate Outlooki, siis see ei ole ERP, et siis teil ei ole ERP, teil on probleem. Aga klassikaliselt on ERP olnud selline hästi passiivne süsteem. Et toimub andmete sisestus, siis need andmed salvestatakse kuhugi andmebaasi ja siis inimene peab teadma, mida ta sealt andmebaasist parasjagu mingisugusel hetkel kätte tahab saada. Tänapäeval ei ole ERP-id enam ammu passiivsed, et me kas või meie enda näitel pangaliidestustega ERP käib ise seda küsimas, ERP soovitab ise mingisuguseid laovarude uuendamisi, võttes arvesse siis seda, et milline on olnud varasem kasutus, prognoosib seda tulevikku. Nii et ja samamoodi näiteks kõikvõimalikud e-arved, eks ole, et need ei ole passiivsed ja tegelikult saab kogu selle süsteemiga tänapäeval juba üles ehitada niimoodi, et praktiliselt ilma inimese sekkumiseta arved tulevad sisse ja arved makstakse ka ära. Ehk siit väga palju on juba automatiseeritud. Aga ootused on kasvanud. Et see, mida nagu tänapäeval ERP-ilt oodatakse, ei ole enam ainult see, et need ostuarved tulevad sisse ja siis keegi ikkagi midagi teeb, vaid oodatakse seda, et info jõuaks otsustajateni ilma selleta, et otsustajad ise teaksid, et neil seda infot vaja on. Ja et raportid vastaksid võib-olla nendele küsimustele, mitte ainult, mis mul on tekkinud, vaid nendele küsimustele, mida mul tegelikult veel tekkinud ei ole. Ja et süsteem peab siis mõistma selle konkreetse äri konteksti ja saama aru sellest, et millega mina konkreetselt tegelen. Et kas ma müün tugitoole või sidruneid, tehniliselt on suhteliselt sarnane äriloogikat, ütleme selline spetsiifika on siiski erinev. Ja tänasel päeval on niimoodi, et kui me ERP-is midagi arendame, siis iga see kohandus võtab aega. Eriti kui me räägime nüüd sellistest laiatarbe ERP-tarkvaradest, nagu meil Standard Books ja Standard ERP on, siis iga muudatuse sisseviimisel me peame analüüsima seda, et kuidas see konkreetne muudatus nüüd mõjutab neid erinevaid kliendigruppe, kes meil on. Ehk siis see tekitab nagu sellise viivituse alati. Aga see ei ole tingimata nagu ERP-i viga või kriitika sellele süsteemile kuidagi, et see on lihtsalt selline loogika, nagu meil on.
ja ega AI eelisel ajastul väga palju teistmoodi ei olnud ka võimalik teha, et asjad lihtsalt võtsid aega, aga kui me nüüd jõudsime selle elevandini taaskord toas, et siis viimastel aastatel või isegi viimastel kuudel võiks öelda, on AI-d läinud jälle taaskord väga palju paremaks. Et see tarkvara arendus iseenesest on drastiliselt muutunud. Et enne selle Business Forumit ma otsustasin olla vapper ja võtta 2 nädalat kontorist eemale endale, mõtlesin, et kõik nagunii tegelevad Business Forumi ettevalmistusega ja arenduses nagunii mitte midagi ei toimu. Kõik plaanid olid paika pandud ja siis tulin tagasi ja kõik plaanid olid vahepeal muutunud ja uued asjad olid juba ka laivi pandud. Et aga mis siis nagu see on, mida AI suuresti muutnud on? Üks asi on see programmeerimine ise, et kuulsin kusagilt kõrvalt sellist head lööklauset, et kood on tasuta. Et tänasel päeval AI suudab kirjutada väga kvaliteetsel tasemel programmikoodi ja nüüd siis see, ütleme, programmeerimine ongi muutunud tegelikult sellise promptiga suhtlemiseks, et AI genereerib seda koodi, AI aitab seda testida ja AI kirjutab selle dokumentatsiooni ise ka valmis. Nüüd, mis veel ERBi poole pealt vaadates on viimastel aastatel muutunud, on see, et API-d ehk siis nagu need suhtlusstandardid on muutunud sisuliselt nagu selliseks inimõiguseks, et kui varem me pidime kõikideks nendeks liidestusteks pidime tegema punktist punkti ühendusi, mis võttis kohutavalt aega, nõudis testimist ja see kasu oli selline nagu piiratud, siis tänasel päeval tegelikult nagu kõikidel tänapäevastel süsteemidel on need API-d on üsna avatud, et me saame teha pangaliidestusi, me saame teha veebipoodidega liidestusi, saavad teha veebipoed meiega liidestusi, kõikvõimalikud logistikapartnerid ja muud nii edasi, et kõik need süsteemid räägivad teineteisele arusaadavalt keelt. Ja et kui siin on küsitud mu käest, et kui paljude erinevate süsteemidega näiteks meil liidestusi on, siis aus vastus on, et ma ei tea. Et me võime kokku lugeda need, kellega me ise oleme teinud, aga neid süsteeme, kes tegelikult on siis ilma meie abi või meie teadmiseta teinud liidestusi meie süsteemide vastu, et neid me ei suuda kokku lugeda, et me lihtsalt ei tea sellest, et kes mida teinud on. Ja see kolmas punkt, mis on mõnes mõttes veel nagu kõige olulisem või kõige huvitavam tarkvaraarenduse seisukohalt, on see, et prototüüpimine on läinud hästi kiireks ja hästi odavaks. Et kui varem oli see, et me pidime selleks, et mingisuguse arenduse teha, pidime hästi põhjalikult kõik läbi mõtlema, kirjutama spetsifikatsioonid, võib-olla tegema sinna mingisuguseid ekraanipilte, mida klientidega kokku leppida, et kuidas seda tahetakse, siis tänasel päeval on hästi lihtne teha lihtsalt need vaated valmis või need erinevad variandid valmis, näiteks sellest, et mida siis kliendile pakkuda, mille seest valida siis see endale sobiv lahendus. Ja põhimõtteliselt jah, see ütleme, et kui asjad, mis varasemalt võtsid aega nädalaid, siis tänasel päeval saab selliseid prototüüpe valmis teha paari tunniga ja neid siis nagu valideerida. Ehk siis sellised valed lahendused, mis olid mõlemale poole kulukad, jäävad tänasel päeval nagu võib-olla ära ehk. Siis kuidas tehisaru ja ERP-tarkvara omavahel siduda saab? Et üks see, mis on ka kohale jõudnud, on see, et äritarkvarasse ehitatakse sisse erinevaid AI-mudeleid, mis siis analüüsivad näiteks lauaarvestusi, millest rääkisime, et vaatavad, kuidas erinevatelt tarnijatelt vastavalt nende tarneaegadele on mõistlik neid kaupu tellida, kuidas hinnad mõjutavad, teha rahavoo prognoose, mitte siis ainult nagu vastavalt sellele, et mis on sinna arve peale kirjutatud selleks laekumistähtajaks, vaid võetakse arvesse ka seda, et milline on olnud see klientide maksekäitumine minevikus. Võetakse arvesse väliseid signaale, näiteks, ma ei tea,
osades ärides on hästi oluline, on see, et milline on järgmise 2 nädala jooksul ilm. Saab võtta arvesse inflatsiooni, mis iganes nagu avalikult saadaolevaid andmeid ärisse on vaja arvesse võtta, siis seda saab teha. Kuluarvete sisestamine. Tänasel päeval tahaks loota, et väga vähe on neid inimesi, kes kõik enda ostuarved käsitsi sisse toksivad, vähemalt Eesti Vabariigis. Ma ei näe küll mitte mingisugust mõtet sellele, et piisavalt palju on neid skaneerimisvahendeid. Ja siis igasuguste anomaaliate tuvastamine, et maksed, mis irduvad standardist või ütleme, et kui me oleme mingisugusele ühele tarnijale maksnud kogu aeg 100 euro kaupa iga kuu mingisuguseid arveid ja siis järsku tuleb see arve 10 000, siis AI tegelikult flagib selle ära ja küsib, et kas see nüüd on õige asi või ei ole. Ja üks näide siis, mis meil endal portaali on juurde kirjutatud, on see, et ettevõtte selliseid finantsnäitajaid saab AI panna analüüsima, et otsib ise õigete kontode, õigete numbrite seast endale vajaliku info valmis ja siis tegelikult kuvab seda ilma, et finantsjuht peaks tegema arvutusi või võtma mingisuguseid Exceli tabeleid endale ette. Ehk siis esimene AI kasutuse ERBis on see, et millele meie siis omalt poolt oleme mõelnud ja arvanud, et mida teil vaja võib olla. Nüüd teine pool on see, et kuna ERBid peaksid olema avatud, siis on võimalik kõikidel inimestel endal luua endale tööriistu, neid nii-öelda AI-agente või kuidas iganes neid nimetada. Ja neid võimalusi, kuidas seda kasutada, on väga palju erinevaid, et näiteks esimene näide elust enesest, et müügijuht saab kirjutada kusagil, antud juhul oli see Slackis, et anna mulle aruanne viimase 3 kuu kõikide klientide kohta, kelle käive on langenud rohkem kui 30%. AI saab sellest konkreetsest tekstina sisestatud küsimusest aru, otsib enda õiged numbrid välja ja loob ka siis selle kuva jooksult juba siis küsijale. Et mis on selle, ütleme selline nagu vajaka jäämine on võib-olla see, et iga kord see kuva ei ole täpselt samasugune, et kui me seda prompti nüüd nagu hästi sedasi laialt laseme kasutada või hästi üldised oleme enda küsimustega, et siis AI iga kord mõtleb, et kuidas ta sellele vastama peaks. Kui seda prompti teha hästi spetsiifiliseks, siis me saame iga kord enda samadele küsimustele ka samad vastused. Siis üks selline asi jälle, mida kasutatakse, on igasuguste koosolekute ja klienditööde kokkuvõtted, et kui me salvestame näiteks Teamsi koosolekut kliendiga, sellest tehakse transkriptsioon, me saame kõik selle tegelikult automaatselt ka viia juba sinna äritarkvarasse, kliendihaldusesse juurde, et see jääb igavesti ajalukku. Me saame kliendile saata kokkuvõtte sellest, mis on kokku lepitud ja me saame ka tegelikult siis nende pakkumiste või edasiste tegevustega edasi minna. Loomulikult siis ütleme sellised AI-st kõige enam levinud näide, mis tahes veebilehele täna lähete, siis on see chatbot on seal kusagil ja kliendikommunikatsioon on ka hästi palju hallatud AI abil. Ja sealt saab ka jälle edasi minna kuni selleni välja, et kui klient ennast ära identifitseerib selles chatbotis, et siis ta saab ka küsida enda viimaseid arveid või seda, et kuna ta järgmine mingisugune hooldusaeg on, kus keegi talle kohale tuleb. Aga on veel võimalusi, kuidas AI-d enda jaoks tööle panna. Ja kui selles eelmises näites toodud asjade puhul on veel üks nagu selline kitsaskoht on see, et me päriselt ei tea seda, et mis nende andmetega juhtub, et kui see AI võtab need kliendi müügiandmed, siis loeme seda ChatGPT või Claude'i litsentsitingimusi ja küsime ta käest, siis ta ütleb, et neid andmeid
ei kasutata või ei salvestata kuhugi. Siis küsime natukene veel ja siis ta ütleb, et et me enda mudelite treenimisel neid andmeid ei kasuta. Ja siis küsime natukene veel ja siis ta ütleb, et seadusest tulenevalt meil tegelikult nagu mingisugused asjad on vaja salvestada. Ja siis kui me veel küsime, siis ta ütleb, et vähemalt 3 kuuks me tegelikult salvestame kogu selle prompti, mis te kirjutasite sinna. Et see on selline, sõltub jälle natukene sellest paranoia levelist, et mis teil on, mida kuhu saata. Aga kui me võtame AI ja teeme AI abil endale tööriistad, siis tegelikult need andmed ei pea kuhugi liikuma. Ehk siis, näiteks erinevaid dashboard'e luua. Anname AI-le lihtsalt ette ülesande, et mul on selline ERP, ma tahan saada selliseid andmeid välja ja AI kirjutab teile tegelikult selle programmi, mis teeb selle töö ära. Ja sellisel juhul tegelikult neid andmeid endid kuhugi poole ei liigutata. Vaatan saalis ringi. Oleme teinud ühele kliendile tööaja sisestamise veebis. Ei näe? Näen. Et jälle kasutasime AI tööriistu selle jaoks, aga tegelikult AI-d kui sellist selles tööprotsessis enam ei kasutata. Et inimeste nagu töötamise aeg kuhugi meie süsteemist väljapoole ei jõua. Siis erinevad skriptid selle jaoks, et mingisuguseid korduvaid dokumente endale süsteemi saada. Et kui meil on kogu aeg tuleb mingisugune 20 sarnast PDF-i tuleb sisse, siis me tegelikult ei pea maksma AI või selle digiteerimise eest, vaid me saame teha selle skripti, mis iga kord loeb seda sarnast dokumenti ja teeb sellega täpselt seda, mida meil vaja on. Ehk siis, et mis see uus vaade siis nii-öelda on see, et meil on see äritarkvara tuum, kus on finantsarvestus, palgaarvestus, maksud, kõik muu selline ja mis on stabiilne. Et ettevõtte juhina ma tahan seda, et kui mu äritarkvara saadab maksuametisse aruande, siis ma tean, et see on õige. See ei ole kellegi poolt nagu jooksult välja mõeldud ja AI ei mõtle, et kuidas ta võiks DST deklaratsiooni maksuametile tegelikult kokku panna. Et see on see, mille eest ERP-i pakkuja vastutab. Ja sinna juurde tuleb siis nagu selline paindlikum kiht, ehk siis nagu nimetasin perifeeriaks, kus on siis kõik need AI agendid, mis võivad võtta andmeid ERP-ist, erinevad integratsioonid, oma arendused, dashboardid ja nii edasi. Et jääb see tuum stabiilseks, sest finantsinimesed on teadupärast kõige selline konservatiivsem rahvus üldse maailmas ja et sinna ümber tekivad siis nagu sellised võib-olla mitte nii ärikriitilised tükid, millega saavad inimesed ise tegeleda. Kõige selle eeldus on see, et ERP on avatud. Et ERP-i saab väliste süsteemidega liidestada ja see on see, tänu millele me neid oma arendusi sinna peale saame luua. Ehk siis API peaks võimaldama nii lugeda kui kirjutada andmeid ja selle läbi te saate võtta endale sobivad tööriistad kasutusele ja valida ka sobivaid partnereid. Suletud ERP-ide puhul on see, et ERP-i arendaja tegelikult peab siis iga seda integratsiooni ise looma, te olete seotud enda selle äritarkvara pakkujaga. Tänasel päeval tahtsime veel välja tuua selle, et igasuguste failide eksport ja nende AI-le etteandmine, et see on selline workaround, et see tegelikult ei ole nagu see, kuhu poole me liigume, et pigem on ta selline nagu auruvedurile autopiloodi peale panemine. Ja see perifeeria tänu sellele siis tegelikult areneda ei saagi. Hästi kiirelt libisime üle sellest, et mis meie andmetega juhtub. Kui me kasutame neid AI agente, siis tegelikult andmed liiguvad teenusepakkuja serveritesse, nagu nii liiguvad. See ei ole iseenesest probleem kui selline, aga me peame tegelikult nagu aru saama sellest, et mingil hetkel me kaotame kontrolli nende andmete üle.
Et GDPR-i seisukohast ei ole keelatud AI kasutamine seni, kuni me aru saame, et mida nende andmetega tehakse. Millega tasub ettevaatlik olla, on siis sellised delikaatsed andmed, mida te võib-olla ei taha sinna AI-le ette anda. Palgad, haiguslehed, isikukoodid on niisugune so-so, aga sellistel puhkudel, kui te tahate nende andmetega mingisugust tööd teha, siis ma pigem soovitaksin luua endale need tööriistad, mis hoiavad need andmed ikkagi meie kontrolli all. Siis kas igaüks võiks luua enda äritarkvara? Seda on mu käest ka küsitud, et kas me paneme enda putka kinni, sest igaüks võib endale ERP-i teha, et siis põhimõtteliselt küll, jah, et tööriistad on selle jaoks olemas. Aga siis tuleb aru saada sellest, et tarkvaraarendus tegelikult ei ole ainult see koodi kirjutamine, et meil kõigil on juba aastaid on olnud spell check Wordis olemas, aga see ei tähenda seda, et me hästi häid romaane kirjutame kõik. Et tarkvaraarendus on väga palju rohkem, et me mõtleme arhitektuurile, testimisele, sellele, et kuidas me neid versioone uuendame ja nii edasi. Lisaks turvalisusele, et kui me ise selle valmis kirjutame, et kas me oleme kindlad selles, et meie andmetele keegi ikkagi ligi ei saa. Ja üldiselt, et milline see arhitektuur siis olema hakkab. Et ma pigem soovitaksin mitte tarkvaraettevõtetel seda tööd mitte teha. Ehk siis, et jalgrattapood kindlasti müüb jalgrattaid hästi ja hooldab neid hästi, aga tarkvaraarendusega võib-olla sama hästi hakkama ei saa, võib-olla saab. Tuleviku äritarkvara on selline ökosüsteem, mis pakub rohkem kohandusi, tekivad uued teenusepakkujad, et kui ma räägin nendest tööriistade arendamistest, siis jalgrattapoel tingimata ei pruugi olla ka kompetentsi selleks, et seda tööriista endale luua. Ja selle jaoks on juba maailmas 10 000 ettevõtteid, kes pakuvad neid AI-ga loodud igasuguste snippetite ja vidinate loomise teenust. Ja üks selline oluline asi veel, mida tasub meelde jätta, on see, et erilahenduste loomine muutub odavamaks. Ehk siis, et see tuum, milles me oleme, jääb ikkagi samaks, aga me saame sinna peale teha oluliselt lihtsamini neid kliendispetsiifilisi erilahendusi. Nii, aeg hakkab vaikselt läbi saama, aga et viimased punktid siis, et kui keegi küsib, et kas ERP kaob ära, siis ma arvan, et ERP jääb, sellepärast, et ettevõtete juhtimises on vaja stabiilsust, on vaja seda, et need andmed oleksid usaldusväärsed, meie suhtlus riigiga oleks usaldusväärne. Innovatsioon liigub perifeeriasse, ehk siis, et sinna ERP-i tuumale hakkab ümber tekkima kõikvõimalikke erinevaid liidestusi ja lõpuks on suhteliselt keeruline aru saada seda, et kus see meie ERP-süsteem on ja mis need perifeersed lahendused on. Siis oluline on see, kuidas seda AI-d kasutatakse, et kas me kasutame AI-d, kes meie andmeid töötleb või siis me loome AI abil endale tööriistad, mis need andmed siis töötlevad. Ja 4. punkt on see, et kompetents on ikkagi kriitiline, et kui inimene tarkvaraarendusest mitte midagi aru ei saa, siis võib-olla on mõistlik tarkvaraarendus ka AI abil pigem jätta nendele, kes saavad. Aitäh! Ja, suur aitäh sulle ettekande eest. Ma korra teeksin väikese kraadimise, Sven, kui sa lubad, et kes saab täpselt aru, mis asi on see API? Ütleme, teeme teistpidi, kes ei saa tegelikult päris täpselt aru, mis asi see API on? Et sa võid julgelt käega märku anda. See ei ole piinlik, mina uurisin ka hästi põhjalikult ühel hetkel, et mis see API siis on ja siis leidsin ühe sellise võrdluse, et API võiks olla hästi ettekujutatav õhtusöögil restoranis. Et sa oled keegi, kes istub seal siis saalis, eks ju, ja kuskil on köök. Mehed, naised teevad seal midagi nagu väga hästi, oskavad seal teha kõike, aga sa tahaksid ka sealt saada osa. Ja nüüd see API on tegelikult see ettekandja, kes toob sealt asjad ära vastavalt neid asju, mida sul vaja on. Et sellest asjast nagu kuidagi aru saada ühel nädalavahetusel
üks entusiastlik programmeerija tegi perekonna sees vibe-koodimise tunni ja ma vibe-koodisin kasutades API-t. Jaa, päris ka. Ühesõnaga, mul on kogu aeg see probleem, et ma pean aeg-ajalt oma raamatupidamisele saatma neid andmeid, kuhu sõitsin ja kus tagasi tulin, et saada, eks ju, siis kätte see sõidukompensatsioon, mis on ette nähtud. Iga kord tohutu tüütu. Ma muidugi tean, et kui veebis on olemas mingid päevikud ka, aga alati läheb meelest ära. Nüüd ma tegin endale ise enda oma, nagu päriselt. Ja see ei ole tegelikult keeruline. Et või tegelikult on keeruline. Ma ei ole kindel, et ma ilma Henri abita oleks selle ära teinud, aga lõpuks ma tegin selle ise ära. Sain Google'i käest API, ta laias laastus, mul on seal nupp, et kas alustan kodust või sisestan aadressi, või kodust kontorist siis, jah, või siis sealt, kust ma alustan, siis sisestan koha, kuhu ma sõidan ja ütlen talle, et kas ma käisin edasi-tagasi või siis piirdun sellega. Ta võtab täpselt kaardirakendusest distantsi, paneb selle ilusasti kirja ja siis, kui mul on kuu omad koos, vajutan nuppu, tee Excel, hops Excel olemas raamatupidajale ja täpselt niimoodi toimibki. Jaa, siin tegelikult on üks asi see, et mis sa ütlesid, et mis API on andmevahetuskiht, mis on ära kirjeldatud tegelikult. Ettekandja. Jah, et me teame, et kuidas ettekandja... Ära ütle andmevahetuskiht, ehkki see on ka andmed vahetuvad ju. Raha kööki, toit mulle, et see on andmevahetus. Samas me oleme nagu kokku leppinud selle, et kuidas me kliendi või selle kliendi teenindaja ettekandjaga suhtleme, eks ole. Et mis on see, et mida me peame talle sisendiks andma, mis kujul me selle sisendi anname ja mida me siis nagu vastu ootame. Et selles mõttes nagu see analoogia on väga hea. Mis ma tahtsin su käest küsida, et okei, et sa ütlesid, et see ei olnud keeruline ja siis natukene nagu oli keeruline, aga mis sa arvad, kas kui sa nüüd järgmist sarnast asja hakkaksid endale tegema, et kas see oleks lihtsam või... Ma arvan, et see oleks lihtsam veits, aga selge on muidugi see, et kui sul on keegi kõrval, kes midagigi sellest teab, siis lihtsalt nagu AI abiga seda vibe koodida. Tegelikult on ju aitab väga hästi kaasa, aga nagu juudapulk sa tegelikult ei saa aru, kuidas ta iga kord aru saab. Ja mõnikord ta saab su sõnadest aru natukene valesti ja sa oledki valesti talle öelnud, aga ise sa ju ei saa aru, et sa ütled midagi valesti. Siis ta saadab sind teise kohta ja pärast ütleb, nüüd ma saan aru, mis sa tahad. Eks ju, et selles mõttes, see päris maailm ei ole veel selline, et istun maha, kukun vibe koodima ja mul on kohe soft olemas. Et selles mõttes peab see jutt paika, et need, kes seda oskavad teha, nad on ikkagi tohutult tõhusamad selles. See on selles mõttes jälle samamoodi nagu sa ettekandjaga suhtud, et kui sa ütled talle, et too mulle midagi süüa, siis jumal teab, mida ta sulle toob sealt tegelikult. Tõenäoliselt ta ei too mitte midagi, et ta tahab ikkagi täpsustusi. Kohe arve. Jah, kohe arve. Ja, see on tõsi. Puljong ja muna, et see on kindel korraldus. Nii, lähme küsimuste juurde. Kuidas see veebis tööaja arvestus toimib? See toimib niimoodi, et meil on veebirakendusse sisestatakse tööaja tunnid, valitakse erinevad, mis iganes need töötunni liigid on, klõpsatakse salvesta ja siis see liigub tegelikult meie majandustarkvarasse. Miks ei ole võimalik tarnija e-arve kaardil ettevõtte nime muuta, kui Costpocketi robot on selle valesti sisse lugenud? Hästi detailsed küsimused on, et ma arvan, et see on sellised on mul ongi. See on tõenäoliselt on selle põhjus see, et tagada andmete terviklikkus, ehk siis, et me saaksime aru sellest, et mis andmed on sisse tulnud. Ja sama küsija teine küsimus on, et miks ei ole teil oma e-arve lahendust, vaid tehakse koostööd teenuse pakkujatega? See on olnud strateegiline valik meil siis, kui e-arved Eestisse tulid, millest oli juba, ma arvan, mingisugune 12-13 aastat tagasi, siis me ei pidanud vajalikuks ennast e-arve operaatoriteks teha. Võib-olla me tulevikus muudame seda strateegiat. Aruanne klientide müügistatistika ei ole võimalik valida võrreldavat perioodi, oleks elementaarne. Ma vastan teistmoodi, et meil on tarkvaras sees 943 erinevat aruannet. Ma tõesti ei oska öelda, et mis see konkreetne põhjus on, peast ei tea. Võiks tulla personaalselt rääkida, küsida. Esimese asjana võiks minna meie kodulehele, seal on see väike nupuke ja sealt küsida, et kas seda probleemi on kuidagi võimalik lahendada ja siis meie klienditeeninduse kaudu rääkida seda. Jah? 2 küsimust ERP-i kohta ka, natukene erineva nurga alt. Mulle tundub, et küsimus on tegelikult samasuunaline. Kas suletud ERP on täna sisuliselt strateegiline risk? Kindlasti, jah. Ja siis teine pool, te ütlete, et ERP on ettevõtte selgroog, kas see tähendab, et kui ERP on kehv, siis on kogu organisatsioon
siis kogu organisatsioon jutumärkides lonkab. No tõenäoliselt küll, et kui ma ikkagi nagu ERP-ist enda andmeid vajalikul kujul kätte ei saa või neid sinna sisestada ei saa, siis sellega on probleem, jah, loomulikult. Ja siis nüüd see sama küsimus nagu teise nurga alt, kui miks ikkagi ettevõtted valivad suletud lahendusi, kui avatus tundub nii selge eelis? Ma arvan, et see on see, et inimesed võib-olla ei mõtle piisavalt avatud tuleviku suunas. Et ma mõtlen nagu sellest lähtudes, et mida mul täna vaja on. Et mul on vaja täna teha see arve, saada see raha, panna laekumine ja saada maksuametile, saata see deklaratsioon ära. Et mul tegelikult nagu tundub, et mul rohkem vaja ei ole, sest ma ei tea seda, et mul on seda rohkem vaja. Sven, viimane küsimus. Nii nagu lõpetasime siin eelmise podcasti salvestuse ka. Mis on see üks asi, millega siit nüüd peale sinu ettekannet ära kuulates, saalist välja minnes, esimesele pausile kuulaja kõrva taha pandud mõttega lahkuda võiks? Võib-olla see, et AI on tööriist, millega saab teha teisi tööriistu, on see. Ja tuleb katsetada. Jah, just. Aga tore. Sven, suur aitäh! Aitäh! Excellenti arendusjuht oli teie ees.